Tervitused sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, saadan teile kõigile uue päeva puhul soojad tervitused, lugupidamise ja armastuse. Apollo jooksis minema. Ahah, kuidas ta küll niimoodi minema jooksis? Hei, oota, ei, tule Tyson. Oota, hei, kuulge, kas te näete seda ebaõnne, mis meil video alguses juhtus? Apollo oli keti küljes kinni. Vihma sadas, maa sai märjaks ja pehmeks ning ta tõmbas vaia maa seest välja. Tuli siia ja järsku läks kõik hulluks. Üks karjus teisele, teine kolmandale, aga õnneks saime nad lahku. Midagi tõsist ei juhtunud, aga ausalt öeldes ehmatasid nad meid ikka korralikult ära. See polnud üldse nalja asi, võta ka Escobar kaadrisse. Apollo läks Escobariga natuke tülli ka. On mõned väikesed kriimustused, hetkel midagi tõsist pole, aga vend, koeri on siin ikka väga palju. Tyson on seal, te ei näe teda, Tyson ei läinud sinna. Seal me katkestasime salvestuse, et vett valada ja siis läks ka Tyson sisse. Nojah, nüüd on jama majas. Tyson, Dede, Maraz, Escobar, Apollo, Ares, kõik korraga. Ma ei teadnud, kellele vahele segada. Tegelikult ta ise midagi ei teinud. Escobar ründas teda otse, kui ma õigesti mäletan. Vaata, jälle hakkas pihta. Okei, Escobar, ole tark, rahune maha. Õnneks praegu ta jooksis minema, kujutage ette, kui ta oleks põgenenud siis, kui ma olin talust väljas. Õnneks juhtus see praegu meie silme all, nii et me nägime seda. Vennas maa on vihmas pehmeks muutunud, vaata ta tõmbas selle pulga välja. Oota, Apollo, oota korraks, ära tule ette. Need pulgad tules kuhugi betooni valada. Te tegite mu täiesti mudaseks, ausõna. Oota, nüüd peame selle paika panema. Nüüd lööme selle pulga veel kord korralikult sisse õnnas. Ausalt hea, et see juhtus, kui me seal olime, näed ise. Ausõna, kui meid siin poleks olnud, oleks jama majas. Lööme selle pulga korralikult maa sisse. Et seda korralikult maa sisse saada, panen siia ka kivi peale. Aja jooksul ta muudkui sikutab seda ja teeb selle lõdvaks. Ainus lahendus oleks siia betoon panna. Aga praegu lööme nii palju sisse, kui saame vennas. Kiviga. Nüüd ei saada seda enam kätte. Vot vaata, mis meiega juhtus. Ausalt, ma olen segaduses. Kellele ja kuidas abi anda, ma ei tea enam, vennas. Apollol pole midagi viga, tal ei läinud läbi, sest tal on paks karv. Isegi alguses ründas ka Maras teda, aga siis pöördus Maras teise poole, Escobari juurde. Faisal ka möörgav. Faisal sai ka vihaseks. Faisal, tule siia, ilus poiss. Tule. Oota, vend, kohe. Teeme midagi, tule, Esko, tule. Paneme Eskoga puuri kinni. Kuule, Faisal, kas sa oled näljane, Faisal? Minu ilus poeg. Meie koerad on kõik domineerivad. Saksa lambakoer, Rottweiler, kanekorso, Dobermann, bokser, nagu te nägite, ja nimetame Apollot ka karjakoeraks. Kõik nad on autoriteetsed loomad, domineerivad loomad, väga tugeva liidriinstinktiga loomad. Olge kindlad, neid tõuge omavahel harjutada ja kokku viia on väga raske. Vahel juhtubki, need ei ole ju sülekoerad, see on täiesti normaalne. Oota, Esko, las ma võtan su siia, poiss. Mine, Esko, mine sinna, poiss. Esko, mine sinna puuli, eks ole, Esko, passa. Puhka seal natuke, ausõna. Ma pidin kohe Mazlumi välja laskma, hea, et see ei juhtunud siis, kui Mazlum väljas oli. Nii, sõbrad, mis on täna meie teema? Täna toon välja Mazlum Baba, me pole teda ammu näinud. Mõtlesin, et teen ühe video koos Mazlumiga. Te igatsete Mazlumi, ma toon ta välja. Võtame jälle oma ettevaatusabinõud, kas õues on praegu mõni probleemne koervend? Marla, tule siia, Marla. Kus sa oled, Marla? Jah, mu kuninganna. Kus mu ilusake on? Võtsin Marlalt ka kaelarihma ära,
vaatasin, et ta on korralikult juurde võtnud, hakkas kitsaks jääma, võtsin kaelarihma ära. Ilmselt probleemi ei teki. Maslumit ma niikuinii välja ei lase. Viime ta rihmaga jalutama. Fõstõh, kus see ilusake on? Pardegid fõstõh, miks sa partidele kallale läksid? Ma ütlesin, et täna ära midagi tee. Vaata, ta oli nende peale solvunud. Teate ju, me panime Hektari ja Seina kõrvuti, et neid paaritada. Aga täna lasen Seina Carlosega kokku. Hektariga ma ei näinud paaritumist oma silmaga. Seega proovime nüüd Carlosega. Kui tahate, et sellest ka eraldi video tuleks, kirjutage kommentaaridesse nagu eelmine kord. Seekord viin Carlose Seina juurde ja lasen nad põllule. Proovime neid paaritada, vaatame, mida Carlos teeb. Kas ta käitub nagu Hektor või hüppab kohe peale. Olen uudishimulik. Peame Carlosega proovima, sest Hektori puhul pole ma ikka veel oma silmaga midagi näinud. Ma mõtlen, et ta lukustus niimoodi. Vaata, Asiliga ma nägin seda. Asiliga lukustus, sellega polnud probleemi. Aga Seina juures tekkis mingi probleem, ma ei saanud aru, miks. Aleks, psühhopaat Aleks, mis juhtus, tüdruk? Jälle hakkasid ennast lõhkuma. Mu beebid. Kelle peale sa karjud, poiss? Olge rahulikud, rahulikud. Vaadake neid kanni peale ja vaadake neid ka. Ainult, et need hauguvad ka väga palju. Te olete armsad ja veik, aga te haugute väga palju, beebid, kas kuulsid? Mu lõvid, mis juhtus? See hull ründas eile partee. Nüüd vaata, ma tahtsin ka poegadele süüa anda, ma näitan teile seda, eks. Oodake, ma panin siia kuivtoidu, sõbrad. Võtame selle ära. Noh, ma tahtmatult sattusin nüüd paanikasse, ma ei ole ikka veel sellest eelmisest juhtumist üle saanud. Ma olen ikka veel pinges, tahes tahtmata, pole lihtne mind vahele segada. Mu lõvid, kuidas läheb, Isa toob teile nüüd süüa, kas kuulsid? Vaata, milline karisma neil on, mašallah minu lastele, mašallah minu lõvidele. Need siin kaklevad juba hommikust saadik. Haidud ja Testan vahel on korralik konkurents. Üks ründab teist, teine ründab teda ja siis emased lähevad üksteisele kallale. Kui sa nende vahele satud, siis nad ajavad su hulluks. Dressipükse ja kampsunit üritavad nad puruks rebida, vend. Saad aru, nad lihtsalt ripuvad su küljes. See nende riputamise komme. Noorena ütleme, et nad on armsad, aga kui nad suureks kasvavad, teevad nad meile probleeme. Mia, Leo, said lõina kätte, tüdruk. Teie toit tuleb kohe. Oodake natuke. Fõstõk, me tuleme, eks ole, kallis? Tulge nüüd, sõbrad, lähme sisse. Fõstõk, oota natuke. Lase läbi, tüdruk. Oota mu Fõstõk, oota mu ilus. Karamel, kuidas läheb, Karamel? Vend, oota, teede ei saa sisse, eks? Uksi oleme paika pannud. Hommikul teen siin tööd, valmistan süüa. Ares hüppas ka korraks, ründas neid hullumeelseid parte, aga õnneks ei saanud ta neile viga teha. Kõik on selle teede süü. Oota, Fõstõk, sulle annan ka, oota. Las ma viskan ka kanadele, et nad sööksid. Las nemadki söövad kuivtoitu. Mu tuvid on ka kokku tulnud, tulge kokku, tulge vaadake, viige kuivtoit ära, mu lõvid. Head isu. Oota, Pontsuk, kas sina sööd ka kuivtoitu? Kitsed ei armasta koeratoitu, vaata. Faisadile meeldib, neile ei meeldi, Ei meeldi, nad ei söö. Nüüd vaata, meie toit oli pliidi peal, ma keetsin jälle ühe kana, kui see on jahtunud, anname neile nüüd süüa. Las nad söövad, jumal tänatud. Oota, mu Fõstõk, oota, vaata seda, vaata. Vaata, kuidas ta lila jookseb, kas sa näed? Mašallah. Nüüd me küpsetasime need kanad hästi, paneme need nüüd meie toidu sisse. Sõbrad, kas kõik on korras? Mu kallike, vii ära, kullake. Mu kallike, vii ära, lapsuke. See on ikka veel natuke kuum, pole veel jahtunud. Miks see pole jahtunud? Mitu tundi juba möödas? See oli ahjus kinni, ilmselt selle pärast. Oodake, noored, ma annan teile ka, oodake. Teie toit ei ole praegu, vaid õhtul, ärge kiirustage. Nüüd. Kurat, see on ikka väga kuum. Umbes praegu on siin sees, sõrrad, 1,5 kilo spetsiaalset kutsikatoitu. See ei ole mingi suvaline toit. Vaadake, praegu kasutatava toidukott maksab 4150 liiri. Teadmiseks, see tähendab, et see on kallis toit. 15 kilo maksab 4150 liiri. Ma panen toidu sisse ka kana, keedan kana korralikult ära, saate aru? Pärast seda segan selle meie kutsikatele sisse ja annan neile. See on nende ühe päeva toit. Täna hommikul ma ei andnud, annan täna ainult ühe toidukorra. Tegelikult on parem anda kutsikatele 3 korda päevas ja väiksemas koguses, sest kui korraga palju anda, siis nad lähevad liiga täis ja söövad liiga palju. Tegelikult pole hea neid nii palju sööta. Olgu, täna olgu siis nii.
mõnikord juhtub ka nii, aga parem on jagada väiksemateks portsjoniteks ja anda 3 korda päevas, sõbrad. Nüüd teeme oma kanad korralikult väikesteks tükkideks, eks? Muidu nad ei söö seda toitu. Pätid söövad kana ära, aga toitu ei söö. Kui ma selle panen, siis hommikuks pole midagi alles, nad söövad kõik ära. Olgu, vaata. Kanapuljangiga on nii ilusti kollageeni ja rasva välja tulnud, näed. Mašallah, nüüd lisame selle ka siia. Terviseks. Tervise nimel, vend. Toit imab ka puljangi endasse nii ilusti, eks ole. Meie lõvidele terviseks. Las Fõstek proua joob ka selle põhja ära, Fõstek. Võta, viise ära, tütreke. Joo nüüd, tütreke. Fõstek ajab ka supis oleva kana taga. Fõstekul on oma söögikord eraldi, sõbrad. Talle annan õhtul. Praegu ta seda ei söö. Laseb kanadel juua. Fõstek, joo see ära, tütreke. Ära lase kanadel seda juua. Söö ära, vii minema. Tegelikult oota, teeme Fõstekuga nii. Oota. Lisame sellest toidust ja kanast Fõstekule, eks ole, vend. Nii, näe, Fõstek. Võta see endale, vii ära, kallis, söö ise ära. Ära lase kanadel süüa, kullake. Maitsku mu beebil, ära jäta seda niisama maha, ilus tütreke. Ära mine. Oota. Tõstame selle siis ära. Tegelikult anname seda varsti. Tulge anname selle nüüd meie poegadele. Las meie lõvid söövad, kui me neile midagi sellist valmistame. Teate, mulle meeldib neid niimoodi vaadata, kui nad söövad. Vaata, kuidas nad on ritta seatud, minu lõvid. Tulevad. Nad tundsid toidu lõhna. Oota, Tede. Ei, Tede, lase. Oota, Tede. Ulakas, Tede. Oota. Nüüd, kui õli ja vee ka lisasin ja kana ka, sai sellest vist 3-4 kilo. Kas oleme valmis, noored? Las ma annan selle teile kaasa, et minu lõvidele kasu tooks. Mašallah, minu lõvidele terviseks. Las mu lõvid viivad selle ära. Isa hoolitsed nende eest nagu oma silmaterade eest. Nagu oma silmade eest. Vaata kohe, tõmba teised ka ligi. Nad võtsid kana ja viisid selle teisele poole. Kas näed? Nad söövad kana, jätavad toidu hilisemaks, vaata. Kana küpseb ju, laseb korralikult mahla välja. See tundub neile maitsvam. Karvad ja kõik, mašallah, kõigil on karv ilusasti läikiv. Meie kutsikate karvkate on väga hästi hooldatud, see ongi sellest rasvast. Sellised ongi pojad, sõbrad. 2 korda nädalas. Näiteks esmaspäev, pühapäev, esmaspäev, reede või iga 3 päeva tagant, kui annate lõheõli, kanarasva või lisate toidule 1 teelusikatäie oliiviõli, siis karv läigib. Aga kõigepealt tuleb poega kvaliteetselt toita. Kui sa toidad kehva toiduga, siis ükskõik mis õli sa kasutad, sellest pole kasu. Sa pead kvaliteetselt toitma, saad aru, hästi toitma, et karvkate oleks puhas ja läigiks. Meie näiteks hoolitseme nii, et söödakott maksab praegu 4150 liiri. Vaata, söödakott, pead andma, kui hoolitsed, siis pead andma, mis sa muud teed. Me armastame neid, näeme vaeva. Nüüd tuli meil uus sööt, see on ka kulleris, varsti lähen sellele järele. Selle kott oli vist 12 kilo, võib-olla 11,4 kilo, täpselt ei mäleta praegu. Vaata, see maksab ka 4750 liiri. Vaata, sööt, 4750 liiri. Ainult selleks, et pojad, vend sööksid, me teeme neist lõvid. Oleme selle pähe võtnud. Ise ei söö ega joo, peaasi, et nemad sööksid, et nad saaksid kõhud täis süüa. Nii, et nüüd võtame Mazlum Baba, eks. Loodetavasti Mazlum Baba ei tülitse väljas olevatega. Me igatsesime Mazlum Baba järele, ma lasen Mazlumi praegu lahti ka. Nüüd lasin ka Marasi lahti. Maras oli hommikul kuidagi loid, nagu oleks oksendanud. Mõtlesin, et lasen ta välja, las jalutab natuke, pärast seda tuli ta endale tagasi, muutus elavamaks. Ta sõi rohtu, ilmselt kõht valutas, see ajas tal südame pahaks, olen teda hommikust saadik lahti hoidnud. Mõtlesin, et ei pane teda jälle kinni. Escobari lasen ma nüüd ka öösiti lahti, ta tuleb ka ja nad magavad konteineri juures. Need ajavad mind öösiti hulluks niikuinii. Eile näiteks. Eile öösel ärkasin ma vist 6-7 korda üles. Tede jookseb, lööb aknale, kui ma öösel magan. Jookseb, lööb aknale, ei lase magada. Öösel on nii Tede kui ka Marla täpselt samasugused. Tyson käib ka pidevalt akna juures ja vaatab sisse. Öösel ei lase nad magada, hirmutavad inimest.
Maslum baba, kas oled valmis, Maslum? Minu kena poeg, oota nüüd. Las ma kõigepealt valmistan Maslumi ette. Sõbrad, oodake teie ka, teile unustasin ka öelda. Ärge pahandage minuga, palun. Mul on teile palve. Kui te seda videot likeite, kanalile tellite ja kommentaari jätate, oleksin väga õnnelik. Teie likeid ja kommentaarid on minu jaoks väga väärtuslikud. Ärge tehke mulle liiga, palun toetage mind. Pange like, jätke kommentaar, kas või emoji või mõni täht, visake midagi kommentaaridesse, kas või süda. Eesmärk on toetada. Nüüd oodake natuke. Maslum baba tuli, Ares ootas ukse juures Maslumit. Niipea kui nägi, tõusis püsti, vaata siis. Mul on Maslum, tead küll. Tõesti suurepärane laps, vaata. Enesekindlus, liigutused on sellised. Täiuslik laps. Ma tõesti armastan Maslumit väga. Ta on väga julge laps, kuna ta kasvas üles tänavatel, on tal sellest eriline enesekindlus. Minu Maslum on väga väärtuslik. Nüüd ma ei saa teda enam pidevalt kallistada. Ta on natuke kakleja, tead küll, kui tal närv üles läheb, siis ta kakleb, saad aru. Sellepärast ma lasen ta lahti siis, kui teised isased koerad on kinni pandud, muidu jalutan teda käe kõrval. Nägid, kuidas Ares Maslumist eemale hoidis? Maslum on nüüd domineeriv vend, tõesti väga domineeriv. Näete praegu seda kaevamisliigutust, eks? Ta ütleb, siin olen mina peremees, vaata. Ta ütleb praegu, et siin olen mina peremees. Ta pani kohe oma kaalu maksma, niipea kui välja tuli. Maslumil ei kõigu autoriteet kunagi. Tule siia, Paša. Tule mu lõvi. Kus on meie Maslumi peavaenlane, Tyson? Kuhu see Tyson kadus? Loodetavasti pole ta välja põgenenud, ma ei näinud teda pärast laklust. Tyson, tule! Tyson! Kuhu see Tyson kadus, isa? Kas ta põgenes vist välja? Tulge vaatame teda. Jalutame ka Maslumi natuke rahulikult. Tule, Maslum. Maslum, sõbrad. Vahepeal oli ta haige, te teate ju. Poisil oli neerukivi, kasutasime ravimeid ja kõike. Nüüd on ta nagu uus, seisund on hea. Tol ajal oleks ta peaaegu surnud. Jumal kaitses meie last ja andis ta meile tagasi. Me tegime talle operatsiooni, nüüd on tänu Jumalale kõik hästi. See neerukivi ja muu on vist kadunud, sest enam pole ummistust. Ravimid mõjusid talle hästi. Tema karukattega on ka kõik korras nüüd. Loom oli pärast seda haigust väga kõhnaks jäänud, aga nüüd, vaata, mašallah, väga ilus. Maslum, tule, tule Maslum, tule mu lõvi, tule. See jalutusrihm tuli ka kasuks, vaata, nüüd jalutab rahulikult ringi. Muidu väsitad ta mind väga ära. Tule mu poiss, tule mu poiss, tule mu poiss. Ei, Ares, ole nüüd tubli. Näed sa Arest? Ares, nüüd vaata Maslumi, näed Maslumi, ta ei tee temast üldse välja nagu. Boss, ta ütleb, et mina olen siin kuningas, vaata meest. Ares on tema jaoks täiesti tühi koht, ta ei hooli kellestki. Aga see Maslumi hoiak on väga lahe. Ele pane sinna, poiss! Kuhu meie Tyson küll läks? Tyson! Tyson, tule siia! Kas see mees jooksis välja või? Kui ta välja jooksis, toome ta tagasi. Meie Tysonil on komme aias plehku panna. See asi tekitab meile natuke probleeme. Tule, Maslum, tule. Tule, mu ilus poeg, vaata Ares. Sa saad kohe Maslumilt peksa. Tule, Maslum, okei. Sellest võib tüli tulla, oota, hoiame asja lühidalt. Oota, Maslum, vaata, nii sa ei tee, tule alla. Näiteks, kui sa nii teed, siis võib tunduda, et see on armas, aga ta kehtestab mulle autoriteeti, saad aru. Sellele ei tohi lubada. Olge mõistlikud. Tede ja need kaks on nüüd nagu jõuk. Tede ja need kaks, vaata. Ares, sa karjusid liiga palju, aita, pole vait, ära karju, poiss. Kuhu see mees läks? Tysonit pole kuskil näha, ilmselt põgenes, sõbrad. Ma tahtsin Maslumi Tysoniga kokku viia. Tule, Maslum. Tule, ilus poiss. Sina ka pissid iga minut, mitte minutiga, vaid iga sammu peal. Mees ei püsi paigal. Olgu, Ares, ole tark. Tule, Maslum. Vaatame, kui enesekindel see Maslum on. Tule, Maslum. Tule, mu lõvi. Vaata. Olgu, Alex, rahune maha. Tule, poeg. Tule, Maslum. Või ärme teda üldse sinna sega, vaatame, tule.
tule mu lõvi, tule. Oota, Ares, ära mine nii lähedale. Täna läks aias tõeline kaos lahti. Oota, laseme Mazlumi kanade juurde. Tule, olgu noored, rahunege maha. Ajasite mu pea valutama, sõbrad. Ausalt, mu pea valutab juba. Tule, Mazlum, tule edasi. Mazlum, tule edasi, poiss. Edasi, poiss. Edasi, poiss. Olgu, paneme selle kinni. Nüüd laseme Mazlumi rahulikult lahti. Las ta jalutab siin ringi. Nii. Me pidime ju kunagi Mazlumis kanadele kaitse tegema. Isegi eile öösel, sõbrad. Siin Fõstek karjus öösel väga palju, ehk siis me läksime välja vaatama, mis juhtus, mis toimub. Tead, see sinise tuvila katus, seal oli üks kas nugis või nirk, ma ei tea täpselt, öösel ei näinud hästi. Seal oli midagi sellist, et äkki hüppas välja ja jooksis minema, me ei saanud teda kätte. Aga Fõstek karjus nii kõvasti, kuna ta pikkusest ei piisanud, jäi Fõstek alla ja karjus kõva häälega. Kui ma siia jõudsin, siis nugis jooksis kohe teisele poole ja me ei saanud teda kätte. Ausalt öeldes, et ta on siia käima hakanud, on väga halb. Ta võib meile palju pahandust teha. Ei läinud, oota, ma vaatan nüüd Mazlum. Aga pojad on ka siin, et peaks siis Fõsteku võtma, tahtsin öelda. Et Mazlum võiks ka siia jääda koos Fõstekuga, aga ma ei usu, et Fõstek poegadele kahju teeks. Pigem võib Fõstek Mazlumi pärast rahuta olla. Mazlum, tule siia, isa! Mazlumil on selline omadus. Kui sa ta välja lased, siis ta pissib pool tundi järjest. Isane peab igale poole oma jälje jätma. Ma ei tea, kuidas me selle kohta kindlamaks teeme, aga las need uksed ja muu valmis saavad. Kui muud üle ei jää, peame alla ühe kihid tsementi panema. Kõik, vend. Midagi muud teha pole. Rohkem lahendust pole, peame alla ühe kihid tsementi panema. Sest siia tulevad nugised ja nirgid. Nad ei karda isegi koeri. Tulge, vaatame meie poegade peale. Vaatame, mida nad teinud on. Oi, kõik on kuudist välja tulnud. Vaata neid. Poisid, mis te siin väljas teete, pisikesed? Miks te kuudist ära jooksisite? Me ei suuda neid enam ohjeldada. Nad on hakanud pidevalt põgenema. Nad avavad kuudi parema ja vasaku külje, leiavad mingi koha ja lähevad uitama. Fõstek, tüdruk, vaata natuke nende poegade järele. Miks nad ulakust teevad? Mis te väljas ringi hurgute? Sina ei anna neist ühtegi ära, hoolitsed nende eest. Süda tahaks küll, aga kuhu me nad paneme? Sõbrad, vaadake seda süütust. Vaadake, kui ilus ta on. Ma annaksin tema eest kõik, mašallah. Minu lõvile. Mašallah, minu kaunile. Oota. Me alati armastame koeri. Seekord ma silitan ka kana. Kus mu kana on, ne? See käib ka ringi. See ahne ei saa kunagi kõhtu täis, see ahne. Te teate viimasena, või noh, mitte viimasena, aga isegi need, kes vanu videoid vaatavad, teavad, et siin oli neid umbes 50 tükki. Need olid broilerkanad. 2 aastat on vist möödas. Need teised elasid kõige rohkem aasta, surid lausa. Lõhki, see on meiega olnud umbes 2,5 aastat vist. See on broilerkana, aga mašallah, elab siiani. Tavaliselt need ei ela üle aasta. Aga see meie tüdruk on mašallah elus olnud, sõbrad. Nüüd ei tahaks seda ära sõnuda. Kiitsime ju tüdrukut. Tal pole kunagi isu täis, vaata. Ronib kitsede söödakünasse. Tõstab end sinna, et süüa saada. Oota, ma aitan teda. Oota. Näed, ahne. Beebid, kas te mängite? Kas te olete kohtunud Mazlum vennaga? Selle pea on täpselt nagu Fõstekul, ainult nina osa on natuke pikem, kas näed? See ongi täpselt Fõsteku moodi, vaata, saba musta osa. Täpselt nagu Fõstek. Kas Fõstekul on siin valge laik? Ei ole. Kaelal olevad üleminekud, jalgade detailid, vaata täpselt nagu Fõstek. Nina on ka sama pikk. Tüdruk, kas ma võin su endale võtta? Hei, kaunitar, kas ma võin su endale võtta? Ei anna sind kellelegi. Ma annan neid adopteerimiseks. Te teate mu Instagrami kontot taifundemirtsi.tv. Annan nad adopteerimiseks toidu vastu, võbrad. Annan adopteerimiseks toidu vastu. Me saadame neid kõigisse 81 Türgi provintsi. Kui te tasute saatmiskulud, siis teadke seda. Aga las nad kasvavad veel natuke, umbes 10-15 päeva, siis saavad soovijad neid adopteerida. Kirjutage mulle selle järgi Instagramis. Räägime ja lepime kokku. Las ma lasen teil siin ringi jalutada. Ärge minge välja, eks? Okei, beebid, ärge minge välja, ulakad. Tegelikult peaks neile ka aiaga koha tegema. Neid siit... Tegelikult need on veed väiksemad. Tahtsin öelda, et äkki kaitsevad nugise või kärbi eest, aga need on ju veel nii pisikesed. Fõstek, kas sa oled tüdinenud nendest tibudest? Sa ei vaata enam nende poolegi.
näed sa kana, mašallah, minu konele. Mazlum baba, mis ta tegi, Mazlum, kus ta on? Kas ta põgenes või? Mazlum on seal, tule Mazlum baba. Vaata Mazlumit, vaata, kuidas ta tedet sealt jellitab, minu lõvi. Mazlum hakkas vaikselt avanema. Nüüd. Mazlum, kuna ta on isane koer, jätab oma lõhna ühte piirkonda, kehtestab oma autoriteedi ja hakkab siis enesekindlust näitama. Mazlum teeb nüüd ka nii, Mazlum avaneb natuke aeglasemalt. Aga kui ta avaneb, siis jälgi Mazlumit hästi. Näed? Kas sa näed? Ära seku vahele, tütreke. Näe, nüüd avanes, kas nägid, Mazlum hakkas kohe sirguma. Tõeline lõvikutsikas. Mazlum, papa, tuli endasse. Mazlum, tule, las ma kallistan sind, tule, Mazlum. Ilus poeg, kas jätan su täna vanade juurde? Tegelikult peaks seda proovima, aga ma kardan, äkki teeb hommikuks kahju või midagi. Vaata seda Mazlumi kõhtu. Võstak, ära sina vahele tule, tütreke. Vaata, Mazlum võib sind ammustada, kas kuulsid? Sina ära nende vahele mine. Sina mine vaata oma poegi, eks ole, kallis. Ära sega. Oota, Mazlum, oota, poeg. See Mazlum on tõeline mees. Tõeline mees, näed, kuidas ta vihastab. Tõeline mees see on. Tubli minu poeg. Vaikselt hakkab avanema, oota. Hoiame teda nüüd kaklusest eemal. Nüüd ma ei tea, kas Võstakule midagi juhtub, aga Mazlumil vahel läheb katus sõitma, tal on sellised käitumised. Tule, Mazlum. Mazlum, tule. Mis te arvate, kas ma peaksin proovima teda üheks sööks siia jätta? Näed, kanadele võib kallale minna, võib kahju teha. Ega ei tea kunagi. Vahepeal kahlustasime ka, et ta kägistas asja pardikese, kui ma asja siia jätsin. Sellest ajast peale ma ei usalda teda. Sõbrad ütlevad ka, et Mazlum ei tee midagi, ta pole kitsedele ka midagi teinud. Täna mõtlesin teile Mazlum isa näidata, sõbrad. Alguses oli seal üks kaklus, see ajas mind väga närvi, saate aru. Ausalt öeldes ajas see mind väga närvi, sellepärast ma ei taha, et see uuesti juhtuks. Mazlumi tõin seepärast kohe siia. Mine tea, äkki hakkavad jälle kaklema, parem mitte riskida. Mazlum on tõesti selline, et kui ta vaidlema hakkab, siis on teda raske ohjeldada, saate aru? Seega Mazlumi hullust teavad need, kes teda tunnevad. Igatahes, ma armastan teid väga. Ärge unustage videot meeldivaks märkida ja kanalit tellida. Hoolitsege enda eest hästi, olge terved, jääge hästi, mu sõbrad!